Uue aasta alguses on kombeks soovida head uut aastat nii endale kui teistele ja ikka lootuses, et uus aasta tuleb parem kui eelmine. Aga kas maailmas käivad asjad nii, et on lootust, et meil kõigil oleks hea? Et sel teemal vestelda, palusin täna hommikul stuudiosse Mõttekoja Praxis tegevjuhi Urmo Kübara. Tere, Urmo! Tervist! No see ei ole vist võimalik, et kõigil inimestel maailmas oleks ühel hetkel hea. No selles mõttes mitte, et headus on ju ka suhteline asi, eks ole, et me tajume tegelikult seda ju võrdluses kogu aeg, et millega võrreldes hea, kas näiteks, et võrreldes sellega, kuidas meil on olnud varem või võrreldes sellega, kuidas on kellelgi teisel, nii edasi, et jah, seda on nagu keerulist selle juures palju, aga samas vastab tõele ka see, et objektiivselt võttes loomulikult meie elu on väga mitmes mõttes parem, kui on olnud meie eelkäijatel, ja mõnes teises asjas jälle ilmselt ka halvem, nii et sõltub vaatenurgast palju. Kui palju selles, et meil on hea, sõltub sellest, mis ma ise teen ja kui palju ikkagi määrab see ühiskondlik taust? Kurvastav, kui nüüd kohe hakata kurvast asjast rääkima, on see, et kindlasti palju asju on määratud mingisuguste muude näitajate poolest ja me näeme seda ka Eestis muret tegevalt, eks ole, et mingisugused trendid võivad viidata või vähemalt me ütleme, et ei tahaks jõuda sinnani, et näiteks lapse sünnikoht määrab juba ära väga paljuski tema edasise elukäigu või perekond, kuhu ta sünnib, aga loomulikult neil asjadel on oma mõju, aga siis on omakorda meie ja ühiskonna roll on see, et kuidas neid võimalusi ebavõrdsusi tasandada sedasi, et tegelikult oleks igaüks saaks olla oma õnnesepp, nagu meie üks siis tuntud ütlemine on. Ja tegelikult väga palju loomulikult jälle on igaühe enda valikute küsimus, omaenda peale hakkamise küsimus, et selles ka loomulikult ei ole mingisugust küsimust. Kombinatsioon mõlemast. No selleks, et see ühiskondlik taust oleks soosiv, meie enda isiklikku õnne soosiv, on ju vaja, et me suudaksime kuidagi kokkuleppele jõuda, et mis see ühiskond, kus me elame, et milline ta on. No mõneti on see lihtne, sest põhiseaduses me oleme ju päris hästi kirjeldanud, milline see riik on, kus me elame ja missugused õigused selles riigis elavatel inimestel on. Aga põhiseadus ei pane igapäevaelu väga väikesi detaile, millest kõik oleneb paika. Ja vaat, kui me nüüd räägime, et meil on Eesti ühiskonnas suhteliselt suur lõhe, siis see ilmselt tähendabki seda, et me selle headuse all või hea ühiskonna all peame silmas üsna erinevaid asju. Või millest see lõhe tekkinud on? Peame ikka headuse all silmas erinevaid asju ja tihtipeale, eks ole, just siis meid kõige kuidagi enam painabki see, millest me just puudust tunneme parajasti ja siis andku meile siis elu seda tarkust osata selle kõrval märgata ja rõõmu tunda ka nendest asjadest, mis olemas on ja olla ühest küljest siis tänulik selle eest, kes on selle taga, et meil on hästi läinud. Meie heaolu sõltub ju väga palju ikkagi nendest inimestest, kes meie ümber on olnud, alates tõesti meie perekonnast, aga edasi õpetajatest, arstidest, korravalvuritest ja kõikidest teistest inimestest, kes meie ühiskonnas meie ümber tegutsevad. Ja siis, ma arvan, on väga oluline ka see tarkus, et omakorda osata just mõelda, et kuidas ma ise saaksin aidata elu ühiselt paremaks teha. Et selle mõiste nimetus on agentsus, et kas ma ise nagu tajun, et minul tegelikult on kontrolli selle üle, kuidas asjad kulgevad mu enda elus, mu lähedaste elus, aga tegelikult ka laiemalt ühiskonna elus või miks mitte ka siis nagu kontrolli selle üle, kuidas asjad maailmas lähevad. Kas mul on midagi võimalik omalt poolt ette võtta, et elu oleks ühiselt parem või et ta vähemalt ei muutuks halvemaks. Et need asjad on huvitavad teemad, mille üle mõtiskleda ja siis, kui nende üle ollakse mõtiskletud, siis neid ka ellu viia.
No vaat, kui ongi uued asjad, millest me peame kokku leppima, siis meil on praegu ühiskonnas päris mitmed nagu üsna olulised asjad, mis seda kokkulepet vajavad, aga mis tegelikult viivad sõimlemiseni ja iga hinna eest iseenda tõe kuulutamiseni ja tegelikult täieliku soovimatuseni teist kuulata. Kas see on mingi uuema aja ühiskonna trend, et see, mida teine räägib, ei ole äkki mitte huvitav, vaid pigem see, et see tundub vaenulik? Minu meelest sõltub see väga palju keskkonnast, kus vestlus toimub ja ma tegelikult ikkagi ei tea inimesi, kes hirmsasti naudiksid sõimlemist või sellist üksteise peale kuidagi karjumist, kurjustamist, pahandamist, isegi juhul, kui sa võid selles konkreetses vaidluses justkui võitjaks jääda, et ma ikkagi nagu kogen järjest ikkagi tavaliselt seda, et sellisel juhul tunnevad sellist läbikukkumise tunnet tihtipeale mõlemad pooled, et kuidas ja miks me selleni jõudsime. Ja väga palju tõesti sõltub keskkonnast, mis tingib seda meie käitumist, et ja mõned keskkonnad on hea arutelu pidamiseks paremad kui teised, mõned vastavalt halvemad ja ma arvan, et aja tunnus on tõesti see, et mõned keskkonnad, mida varem ei olnud, kus praegu arutelu toimub, ei ole tegelikult väga sellist arutelu kvaliteeti soosivad. Et võib-olla see võrdlusruumiga oleks näiteks see, et kui me kujutame ette, et näiteks on see mingi tuba või tänav, mis on inimesesti rämpsu täis ja segamini, eks ole, et see ei tekita meis endas soovi hoida seal korda ilmtingimata. Et me saame aru, et siin ongi näiteks tavaks visata võib-olla prügi maha. Ja samas, kui tegemist on väga korras keskkonnaga, et siis me enamasti ei ole esimene, kes ise hakkaks seda kuidagi lagastama. Ja arutelu keskkonnas samamoodi, et kui me näeme, et näiteks mingisugused anonüümsed kommentaariumid või muud sellised vahendatud asjad, kus sa näiteks ei näe teise inimese silma, kellega sa parajasti räägid, et seal tuleb palju kergemini selline halvasti ütlemine ja kui see juba tundub, et see ongi selle keskkonna siis tava, siin käibki asjad niimoodi, siis on palju kergem ka ise minna sellele liimile või äkki on teistpidi öeldes, et palju raskem hoida ise ennast teistsugusena selles keskkonnas, et mitte vooluga kaasa minna. Et keskkonna loomine võib tihtipeale nagu suuri muutuseid kaasa tuua ühes või teises suunas. Needsamad inimesed on tegelikult võimelised, või ma arvan, et kõikides inimestes on olemas oma nii üllaspool kui oma närune pool ja see, kumb meis parajasti avaldub, sõltub oludest, kus me oleme. On halvad olud, mis panevad meid käituma näruselt. Ka siis, kui me ise seda ei taha, aga kui me oleme väsinud, kui me oleme hirmul, mingites muudes halbades oludes, siis need toovad meis esile neid halvemaid omadusi. Samal ajal kui teised olukorrad võivad meist tuua välja erakordse üllameelsuse ja konstruktiivsuse ja abivalmiduse, mis on inimesele samuti täiesti omane. No tõenäoliselt on ka teemad, mille puhul ka kõige viisakamad inimesed, nad küll ei sõimle, aga nad jäävad täiesti kõigutamatult eriarvamusele. Kui ma võtan selle viimaste aastate või isegi viimase aastakümne kõige teravama teema, siis kahtlemata on see kliimateema, kus eriarvamused on tohutult suured. Ma ei tea, mis need veel on, geopoliitilised teemad praegu ilmselt ka. Väärtusteemad on tihtipeale vast sellised, et mille üle on mis on nii sügavalt susse juurdunud, et sul on juba teisi väärtuste kandjaid tihtipeale lihtsalt raske mõistagi. See oleks nagu keele kõnelemisega, et nagu kui me räägime erinevaid keeli, siis see lihtsalt, me võime kuulata, aga me ei saa aru, mida teine inimene tahab öelda, see kõik nagu tundub mingi täiesti teine maailm. Aga ma arvan, et see valikukoht on ka sellistel puhkudel, on see kliimaküsimus või mingisugused muud polariseeruvad teemad. On ikkagi see, et kas mul on huvi ja uudishimu, et kust kohast see tuleb ja omakorda ka ikkagi nagu see küsimus endale, et kui palju ma tean sellest teemast või millal mu teadmised tuginevad. Kas need, kui huvitav jah, et kui palju ma olen võtnud aega, et seda teemat endale tuttavaks teha, millistest allikatele ma tuginen ja nii edasi. Et ma arvan, et sealt edasi võib-olla tajudes seda,
et kui vähe ma õigupoolest asjast tean, oleme me ka palju avatumad uusi teadmiseid saama ja nagu vähemalt teadmiseks võtma, et milliseid erinevaid vaatekohti sellesama teema suhtes veel maailmas on ja omakorda võib-olla ka mõistma, et kust ja miks need erinevad vaated ja seisukohad tulevad. Et see ei ole kindlasti mitte ainult halb asi, et meil on raske kokku leppida, aga see võib olla ka väga nagu hariv ja valgustav, et mõelda nende põhjuste üle. No ilmselt halb asi on see, kui me ei usalda. Ja kui me vaatame siin neid OECD numbreid, siis 38% Eesti inimestest usaldab valitsust. 24% ainult usub, et parlament hoiab valitsust tegusa või efektiivsena ja kahjuks ainult 17% inimestest usub, et meil on selline poliitiline süsteem, mis võimaldab inimestel valitsemisel osaleda. Need on väga kehvad numbrid. Aga ma ei saa ka kindlasti öelda, et seal Ma just midagi mõtlesin valesti seda oleks sellega, et tõepoolest, ega meie poliitiline süsteem just väga palju ei võimalda inimestel osaleda või ei tundu väga huvitatud olevat valitsejad, kuigi see on jälle väga suur üldistus, mille ma praegu teen, et kõik seesama, et usaldus valitsuse, usaldus parlamendi vastu, et alati ma ju soovitan ka seal meeles pidada, et see küsimus ei ole, et kas ma ei usalda näiteks ühtegi parlamendi liiget või et kas ma usaldan parlamenti kui institutsiooni, et ma ei ole alati ka kindel, et kuidas inimesed selles küsimuses nagu mõtestavad seda olukorda enda jaoks, sest me tegelikult saame sellest vastusest üsna vähe infot, aga loomulikult ma arvan, et üldjoontes küllap me mõistame neid tulemusi ühtemoodi ja inimesed, ma arvan, on üsna arukad, et me ei pea nagu kahtlema selles, et nad saaksid asjadest valesti aru. Ja et tegelikult oleks põhjust hirmsasti usaldada, aga mingil põhjusel lihtsalt inimesed ei tea ja sellepärast vastavad, et nad ei usalda. Et on siis üks selline tuntud uuring nagu World Happiness Index ehk siis maailma õnnelikkuse indeks ja seal on siis üks omakorda tuntud eksperiment, mida viiakse inimestega läbi, et see on ka just usalduse suhtes teiste inimeste vastu, kes su ümberringi on. See on selline kaotatud rahakoti eksperiment, et kus inimestelt küsitakse, et kui sa juhtuksid kaotama oma rahakoti ja seal on sees raha ja samas ka sinu dokumendid, ehk et sinuga leidjal oleks võimalik sinuga ühendust võtta, seda leides, kui tõenäoliseks sa pead, et sa saaksid oma rahakoti koos rahaga tagasi. Ja ühiskondade kaupa erinevad need näitajad, aga seda on ka siis proovitud päris elus, et ongi justkui kaotatud selline rahakott, kuhu on jäetud natukene raha sisse ja vaadatud, mis siis juhtub. Kas leidja võtab ühendust. Need näitajad on esiteks üsna hästi korrelatsioonis sellega, kuidas inimesed tajuvad seda, et kas on tõenäoline, et ma oma rahakoti tagasi saaksin. Aga veel üks huvitav näitaja, need viimases World Happiness Reportis toodi välja, on jällegi see, et me tegelikkuses natukene kipume alahindama teiste inimeste heatahtlikkust. Me oleme skeptilisemad teiste suhtes, et ka seda on hea meeles pidada, et inimeste tegelik käitumine on tihtipeale parem kui see, mida me eeldame neist. Et võib-olla on meid ka evolutsioon kasvatanud natukene pigem olema skeptiline, pigem eeldama halvemat. Aha, mul on isegi päris hea meel, et see õnnelikkuse moment juurde tuli, et kui me räägime lastest või koolilastest, siis meie ju siin Eestis oleme hästi uhked selle üle, et PISA testides meie lapsed näitavad enneolematut tarkust üles. Aga see tarkus või teadmiste omandamine ei ole PISA testi ainus hindamiskriteerium. Et ma tean, et taanlased näiteks on tohutult uhked selle üle, et nende lapsed on koolis rõõmsad ja õnnelikud ja tahavad kooli minna. See ilmselt näitab seda, et erinevates ühiskondades on erinevad asjad tähtsad või vähemalt sinna pjedestaalile tõstetud erinevad asjad. Ma arvan ka, et tegelikult selline kui ise, kas siin meie kuulajad, kas nad on lapsevanemad või ka mitte, aga et nagu mõeldes, et kas sa pigem tahaksid, et su laps oleks õnnelik ja saaks elus hästi hakkama või on tal nagu, et ta on kuskil edetabelites esimene oma saavutuste poolest, siis ma arvan, et ikkagi enamik valiks, et pigem ei pea tal olema tunnistusel kõik 5 või midagi sellist, aga et ta
tunneks rõõmu, ta oleks nagu ümbritsetud heade sõpradega ja saaks jah, selles mõttes elus hästi hakkama, et see ongi minu meelest natukene selline konkurentsi ja solidaarsuse väärtustamise küsimus, mis on jälle üks ju väärtusküsimustest tegelikult, et kumba me peame olulisemaks, et kas inimesed meie ümber, kas me võistleme nendega, et kes meist on parem ja kes võidab ja kuidagi ühe heaolu tuleb teise arvelt, või me kuidagi tajume seda, et tegelikult meie ühisest heaolust on meil kõigil võimalikult palju võita. No selleks, et demokraatlikku ühiskonda toimima panna ja demokraatlikku ühiskonda üldse valitseda, ongi meil selline parlamentaarne valitsemisvorm. Selleks, et ühiskonnas asjade üle arutada, on ilmselt mitmeid vorme. Kui levinud on see Eestiski katsetatud rahvakogu vorm? Maailmas üha levinum, et mul oli koos kolleegidega ka võimalus mõned kuud tagasi osaleda siis sellisel demokraatia innovatsiooni praktikute kokkusaamisel, kus üle maailma siis selliste rahvakogude, aga ka teiste niisuguste arutlevate vormide praktikud, läbiviijad, korraldajad tulid kokku kogemusi vahetama ja seda on ikkagi väga-väga vaimustav oli näha, et kui enesestmõistetavaks on see teema, mis veel siin ütleme tosin aastat tagasi, kui Eesti esimest korda rahvakoguga katsetas, et siis oli veel nagu kogu maailmas see üsna tähelepanu äratav. Ma isegi olles 2013 rahvakogu üks korraldajaid, ei suuda isegi kokku lugeda, et kui palju ma hiljem andsin mingisugustele teadlastele, uurijatele intervjuusid, kes nagu sõitsid siia kohale. Siis meil oli ka konkreetne põhjus, miks see rahvakogu kokku tuli? Alati on mõni konkreetne põhjus, ega rahvakogu ei kutsutagi kokku siis lihtsalt sellepärast, et inimeste vaba aega sisustada, vaid ikkagi on soov millegi üle arutleda. Ja toonane oli tõesti siis lähtus siis soovist leida lahendusi demokraatia küsimustele, erakondade korraldusele, valimiste korraldusele, ehk siis tegelikult jälle just sellele, et kuidas inimesed saaksid paremini ühiskondliku elu suunamises osaleda. Et see oli see, mis rahvakogu ajendas, võib-olla kes ka mäletavad, seal olid eelnevad, eks ole, mõned erakondade rahastamisskandaalid olnud ja mingisuguseid muid selliseid vastuolusid, mis viisid ka meeleavaldusteni, mida väga paljud ju peavad tegelikult nagu selliseks tugeva kodanikuühiskonna näitajaks. Et tugev kodanikuühiskond on see, kui inimesed hakkavad mässama. Ja ma olen täiesti nõus, kõikvõimalikud meeleavaldused, streigid, boikotid, muud niisugused vormid ongi kõik ka kodanikuühiskonna tööriistakastis, aga selliste meeleavalduste häda kipub tihtipeale ikkagi olema see, et need on üsna nagu pealiskaudsed, et nad tegelikult ütlevad üsna selgelt tihtipeale välja see, mida me ei soovi, aga nagu sellist konstruktiivset ülesehitust, et aga mida ja kuidas siis tegelikult tuleks teha, ongi raske kuskil tänaval marssides või väljakul siis kõnesid pidades välja käia, et selleks ongi vaja teistsuguseid vorme ja rahvakogu oli siis toona tundus sobiv aeg ja koht, et neid teemasid proovida. Ja ma arvan, et toonane rahvakogu ka näitas väga hästi seda, et inimestel on huvi, suutlikkus, võimekus sellisel viisil ühiskonna asjades kaasa rääkida, kui on ainult neid, kes tegelikult tunnevad huvi selle vastu, mida siis inimesed välja pakuvad. No praegu meil on tegemisel jälle järjekordne rahvakogu ja tegelikult sel päeval, kui meie saade eetrisse läheb, ehk siis pühapäeval, on juba esimene arutelupäev käes. No te tegite seekord hästi huvitavalt, sest inimesed said ise pakkuda ennast sinna rahvakogusse, et kuidas see läks ja kas see tagas ka selle, et see rahvakogu on nagu läbilõige ühiskonnast, et seal on kõigi gruppide esindajad olemas? Seekord jah, on rahvakogu, ta on nii mõneski mõttes erinev, et me isegi on natukene võib-olla küsitav, et kui mitu rahvakogu Eestis toimunud on, sest igaüks on pisut erinev ja küsimus, et mida täpselt nimetada siis rahvakoguks ja mida mingisuguseks muuks formaadiks, see võib ka jääda. Me ise loeme, et tegemist on 6. rahvakoguga Eestis ja tõepoolest seekord me siis katsetame sellist väiksemat mudelit,
et kui 2013 oli meil lõpuks arutelupäeval üle 300 inimese, siis seekord on tegemist 30 inimeselisega, aga see on ikkagi põhimõtteliselt jah, see miniavalikkus, selline läbilõige ühiskonnast ja sellel aastal ta moodustati niimoodi, et me ise saatsime rahvastikuregistrist juhuvalimiga siis inimestele kutseid, aga lisaks ka kuulutasime avalikult, et ka juhul, kui sa kutset ei saa, aga oled huvitatud osalema, anna oma huvist märku. Meil kokku kogunes 600 huvilist, kes soovisid rahvakogus osaleda ja nende hulgast oli siis võimalik valida sellist erinevate tunnuste, sugu, vanus, elukoht, haridus, toimetulek, et nende järgi siis selline erinevatest gruppidest väga eripalgeline 30 inimeseline seltskond, kes siis nüüd tõesti sellel nädalavahetusel, laupäev, pühapäev on koos esimest korda. Esimesel 2 päeval siis alustuseks on kõik selline omavahel tuttavamaks saamine, usalduse loomine, teemadesse sisse juhatamine. Siis teine päev ehk pühapäev on pühendatud siis teadmiste hankimisele nende arutatavate teemade kohta ja ees on veel 2 nädalavahetust, kus siis kuulatakse huvigruppe, arutatakse erinevate lahendusettepanekute üle ja siis kõige viimasel nädalavahetusel 5. arutelupäeval siis sõnastatakse seekordse rahvakogu ettepanekud. Mis see põhiküsimus on? Mis on see kõige suurem mure, mida praegu lahendada tuleks? Meie pakkusime sellekordse või rahvakogu katusteemaks on tegelikult hea elu. Me räägimegi hea elu rahvakogust, aga omakorda siis kõigile neid, kes rahvakogusse ennast seda huvi seal osaleda üles näitasid, me andsime võimaluse täpsemat teemafookust valida. Me pakkusime välja 4 teemat, mis tulenevad siis rahvusvahelise mõttekoja Rooma klubi mudelist Earth for All, mis on just siis nagu, et kuidas inimkonna ja looduse heaolu tulevikku tagada. Pakkusime välja sealt 4 teemat ja nendest siis osalejate hulgas kõige enam hääli sai ja valiti seekordse rahvakogu teemaks siis vaesuse vähendamine ja ebavõrdsus ehk siis see, et kuidas tagada võrdne ligipääs heale elule võimalikult paljudele siis. Sinu enda hinnangul, sa tunned Eesti ühiskonda väga hästi, kui suured eeldused meie Eesti ühiskonnal on, et tagada võimalikult rohkematele inimestele nutika tegutsemise korral hea elu? Ma arvan, et meil on päris suured, et meil on minu meelest sellised mitmed head eelised teiste ees, et kus tuleb kasuks see, et esiteks on tegemist väikese ühiskonnaga, kus ma arvan, et seda inimeste märkamist on palju lihtsam saavutada, et me oleme ma arvan, et ka selline solidaarsuse väärtus on küllaltki levinud meie ühiskonnas. Me oleme küllalt kiire ja paindlik ühiskond endiselt ja et ma arvan, et selliseid mitmeid takistusi, mida ma ka oma tööelus võib-olla teistes riikides olen näinud, eks ole, et kus ühiskonnad on väga hierarhilised, võib-olla on juba väga kinnistunud mingisugused arusaamad, et ühed ongi justkui tähtsamad kui teised ja nii edasi. Mulle tundub, et Eesti on selles mõttes küllaltki egalitaarne ühiskond, et meil sellist enda teistest paremaks pidamist meie kultuuris pigem naeruvääristatakse. Et see ei kuulu nagu kuidagi hea tooni hulka, et kui hakata nina püsti ajama ja nagu arvama, et umbes, et mulle ongi õigustatud nagu rohkem kui teistele inimestele või midagi taolist. Et ma arvan, et see tuleb meile kasuks. Kas me oskame oma tugevusi ära kasutada, et tagada seda head elu kõigile? Neid samu tugevusi, mis just praegu said välja toodud? Sellega tuleb tegeleda. Mul ei ole mingit põhjust arvata, et me ei oskaks. Aga jälle, et siin ei maksa nagu arvata, asjad ei juhtu iseenesest. Kunagi Rein Taagepera on minu meelest kasutanud sellist iseenesest lihtsat metafoori, et kui sa ei uju, eks ole, siis vool viib su endaga kaasa nii ehk teisiti, et see juhtub nagu iseenesest, selleks ei pea pingutama. Aga et kui sa tahaksid edasi liikuda, eks ole, aga vool on vastu, et siis tulebki vaeva näha ja pingutada, et ma arvan, et siin on ka seda mõistlik meeles pidada, et asjad
ei lähe kuidagi meist sõltumatult, keegi teine ei vii meie unistusi meie eest paremini ellu kui meie ja ilmselt on ka nagu fakt see, et kui igaüks ise endalt nagu küsib, et millal umbes on see aeg, et nüüd hakata ühe või teise asjaga tegutsema, siis vist tasub lähtuda, et see õige aeg on siis see hetk, kui sa enam nagu kauem ei suuda taluda seda piinlikkust, et ma ikka pole veel pihta hakanud. Sa võid muidu jääda nagu lõputult mõtlema, et et seda oleks veel vaja, et ma võiksin olla veel, ma ei tea, koguda uusi teadmiseid, koguda mingeid vahendeid, koguda kontakte või nii edasi. Tegelikult on õige aeg alustamiseks just praegu. Urmo, aitäh! Ilusat pühapäeva meile kõigile ja mõistlikke mõtteid. Aitäh vaatamast!